Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 323 teie ees, laua taga Heiti Heli, tere hommikust. Tere. Markus Jürgenson, tere hommikust. Tere. Ja mina endiselt Raul Õessar. Markus, Püstol Reporter, mingisugused fotosid ma olen näinud. Saatsin sulle. Saatsid, kinnitan, et tundus, et olid koha peal ise. Päriselt ei valetanud. Said siis Van Dijkiga kohvi juba või ei saanud? Van Dijk ja kompanii olid... Viisal juba? Ei, Dubais olid. Vahetult enne, kui maandusime, siis Briti tabloidides juba olid pildid, et mehed lõõgastuvad Dubais ja seal natuke järgi uurides siis oli söke terve meeskond orgunnis seal mineku väiksele pummelungile ja oli söke selle Trent Alexander-Arnoldi söke lahkumispidu väike, aga seal tuli veel reedel. Ehk siis täna nad mängivad on ju Brightoniga. Ehk siis reedel oli neil veel mingi istumine, et ma ei tea, kaua meil selleks sissejuhatuseks aega on? Kaua sa planeerisid? Mul ei ole siin niisugust ajalist plaani, et eks ma katkestan siit, kui teeme saate sellest, mis ma nägin seal ja mis ma kogesin. Toon, et tipphetked välja. Vaatame seda tipphetked. No tipphed loomulikult eelkõige see, et mängimas käidi. Estonian Talent Projectiga. Ja lihtsalt ja läksin nii-öelda delegatsiooni liikmena kaasa. Ja siis 2010 sündinud Eesti poisid ja 2012 mängisid kahel päeval jutti, esimesel päeval siis Liverpooli jagastega mängiti 2 mängu ja siis järgmine päev Manchester Unitediga, kus mängiti samal ajal 4 mängu. Mis seisud jäid? Kus mängiti 4 mängu, ehk siis oli kas üks vanusmängu siis mängis... Palju siis neid lapsi seal kaasas oli? Kokku oli kas natuke alla 50 või? 40 kopikatega. Full sats ma lähes. Ja järgmine päev Manchester Unitediga mängiti, ütleme, üks vanus siis mängis 2 mängu samal ajal, ühel väljakul oli 11 versus 11, teisel oli 9 versus 9. Ja seisud jäid seal, ütleme, see teine päev juba läks asja, et seal vahetati seal meeskondi ja siis oli 4 mängu korraga, mina jälgisin 1 mängu Manchester Unitedi siis 2010 sündinud. Seal eestlased võitsid, Liverpoolilt 2010 esimene päev kaotas 4-5, Eesti kaotas, ETP kaotas 4-5 ja nooremad kaotasid 1-3 Liverpoolile. Liverpool oli teravam, aga seal oli ka, inglastel olid mehed, osad kutid olid koondistes ja siis seal vanuses on vaata, kui seal 2010 seal võib panna, kas kasutad 2011 sündin või 2009, et seal võib see asi nagu varieeruda päris tugevalt, et Manchester United järgmine päev kasutas nooremaid oma meeskonnas, ehk siis seal on see kasvuvahe ja visuaalselt tuleb kohe välja, et on noorem. Rooney poiss mängib ka muidu seal Manu selles vanuses, aga ta on niivõrd suur talent, et tema on liigutatud juba U18-sse, ehk siis mängib juba põhimõtteliselt 3 vanuseklassi kõrgemal. Ja seal viiakse kiiresti need talendid sinna ülespoole. Aga ei jääda hätta. See oli nagu isegi mitte jääda hätta, vaid mingites elementides Eesti poisid paistavad silma. Võta sa siis kiiruslik mingisugune näitaja või visuaalselt seal üks poiss jooksis maha Liverpooli ja Manu vennad, näiteks on üks näide. Skooride poolest ka, et seal Manu vastu oli ka, et tuli seal võite, tuli kaotusi, et siia-sinna need mängud. Aga lihtsalt, et on olemas Eestis need talendid. Meeletult kihvt võimalus nendel kuttidel. Näha seda kõike, mis seal on. Ja nüüd ongi, mul tekkis enda sees küsimus, et mis me teeme? Me teame, et meil on need talendid Eestis olemas, aga et kas me teeme ka midagi klubidena, kas me teeme midagi liiduna, kas me, kõik ütlevad, meil on talendid olemas, aga kas me hakkame nendega tööle, et okei, kõik väga paljude mängijate kohta seal, et ma vaatasin mängu pärast, vestlesin seal treeneritega, et see mäng jäi silma, see mäng jäi silma, see jäi silma. Et siis tuli, et jah, aga et tal pole seda. Okei, seda me teame, et ei ole, aga et kas me hakkame tööle sellega. Et see on see küsimus, et selles vanuses ma vaatasin seda mängu ja miks mitte, rahulikult võiks seal mängida. Või seal selles keskkonnas treenida, olla, saaksid hakkama. Et see ja muidugi siis see kõik see kõrvaline, mis sealt
me saime Liverpooli, esimene päev läksime Liverpooli keskusesse ja saime ikka väga ligidale sinna ja põhimõtteliselt hea oli, et esindus Liverpoolil oli väiksel Pummelungil, et saime ikkagi sinna sellistesse kohtadesse, kuhu muidu ikkagi ei pääse. Et just avatud uus keskus, või see treening või akadeemia siis. Ja seal on niimoodi, et esindusmeeskonnal ja U21 on oma hoone ja siis on esindusel on oma väljakud, 3 või 4 muruväljakut on esindusel, iga päev treenivad erineval väljakul, esmaspäeval number 1. No rotatsioon. Jah, rotatsioon. 3-4 väljakuga rotatsioon on ju, ja ainult esindusel. Ja siis, ma ei tea, mitu 100 meetrit eemal on see akadeemia hoone ja siis akadeemia hoonest hakkavad ülespoole väljakut tulema, ehk siis kõige alumised ma ei tea, U10 on kõige akadeemia poolsem väljak ja siis kuni siis U18 välja, mis on U18 on vahetult enne seda esindusmeeskonna ja U21 maja. Füüsiliselt liigud lähemale. Jah, füüsiliselt hakkad lähemale liikuma. Ja 8+1 kunstmuru pluss hall oli Liverpoolil ja nüüd, et seal on nagu 2 rivi väljakuid. Üks on üles freesitud, teisel tehakse trenni. Kõrvuti on siis 8 väljakut. Ja iga aasta freesitakse üles, tehakse trenni teisel ja siis niisugune iga aastane rotatsioon käib. Iga aasta freesitakse see muruväljak üles. Paneme selle asja korra paberi peal nii-öelda, et akadeemia siis on 8 väljakut, pluss 8+1, 8 muru pluss üks hall, kus on muru pluss hall. 8 ja pluss on 8 tükki veel, mida siis nagu... Ja siis kõrval on 8, mis on üles freesitud. 16 muruväljakut, millest siis 8 kasutatakse. Just, ja üle aasta freesitakse muru üles, et juur läheks tugevamaks. Mis iganes ma küsisin seal. Aga sellised võimalused. Et, ja siis hakkavad sealt ronima ja väga vähesed ronivad sinna täitsa lõpuni välja. Et Manchester Unitedil tundus isegi, et rohkem neid väljakuid seal. Ja kuna Manchester Unitedi esindusmeeskonna ruumid on renoveerimisel, siis esindusmeeskond tegutseb praegu seal akadeemia ruumides. Ehk siis seal jällegi nägin, Amorimi autod ja asjad seisid lihtsalt seal parklas, et natukene seal käisin ringi, siis juba tuli turvamees. See turvavärk on üldse see nagu kapo majja lähen, eks see on Inglismaal ikka teistmoodi, vaata, seal nalja ei ole ja Liverpoolis saime seal esindusmeeskonna sai seal, riietusruumi ei tohtinud minna, see oli ainuke koht, kuhu ei lastud. Oleks saanud ka peatreeneri kabinetti, aga oli lukus parasjagu. Et seal saime vaadata, siis ta seletas seal, rääkis, et miks Slot tahtis seda kabinetti, miks Klopp tahtis teist, et olid seal ringi mänginud ja oli Milner juks oli tehtud Liverpooli esindusmeeskonna riietusruumist, kus siis muidu nad käisid nüüd ujulasse, käisid nagu ringi ja siis Milner kogu aeg oli vingunud, et nii suure ringiga peab käima, siis tehti eraldi üks uks sinna basseini poole ja siis on nimetatud tänasel päeval Milneri ukseks. Ja ulme asi, mis seal nagu on. Ma just korra nüüd akadeemiatega mõtlesin, et kui sa mõtled tegelikult sellised suured klubid, eks ju, Liverpool, Manchester United, mõtled, jube nagu kihvt, eks ju, aga kui sa mõtled, kui vähe mängijaid tegelikult nende enda klubide akadeemiatest ka jõuab sinna täiesti tippu, tegelikult see on nagu, see sõel on lihtsalt nii huutalt karl. Samas viimasel ajal ju see trend tegelikult tõuseb. Jah. Kui sa mõtled Liverpooli esindusmeeskonda, eks ju, Trent Alexander-Arnold kõige selgem näide, kes on tulnud Curtis Jones on vist akadeemiast. Conor Bradley ei ole tulnud. Conor Bradley ka, eks ju. Kes on sellised, Jones rohkem, Bradley natuke vähem, võib-olla Bradley nüüd uuel hooajal hakkab olema, aga kes ei ole nagu sellised põhimängijad, eks ju. Vähe tuleb sealt. See pingi tagumine ots tavaliselt on, eks ju, seal on neid, aga ütleme põhikoosseisus tegelikult on pigem ju vähe sellistel täiesti tippklubidel. Ja sellest ajendatult ma küsisin ka seal, ma vestlesin ühe härrasega, kes igapäevaselt seal Liverpooli akadeemias koha peal on ja tal sellel mehel oli õigus riietusruumis käia ja seda ka ta teeb, meeste aitaja, et ütles, et igapäeva probleeme aitab lahendada ja ütles, et ma küsisin ka eraldi veel selle Trent Alexander-Arnoldi kohta ja lisaks sellele, et seal mõlemas akadeemias või selles mõlema klubi nendes facilitites käis see jutt, et tänapäeva jalgpallur on ülemakstud ja ta on ikkagi natuke muutunud see asi ka nende enda arvates.
siis ma küsisin ka Trent Alexander-Arnoldi kohta temalt ja sama ütleme selline pettumus kumas ka sealt läbi, et milleks minna ja oli nagu pettunud ja ütles väidetavalt, et ta ütles ka Alexander-Arnoldile ise seda, et aga jah, see on teine maailm, see on Liverpooli fännid, nagu Liverpooli inimesed millegipärast suhtuvad Alexander Arnoldi lahkumisse nagu kuidagi väga kibedalt võrreldes nagu ülend. Ja nad ei saa aru, miks. Et mille pärast ja seda ütles ka see klubi töötaja, et sa lähed veel tasuta, et me ei saa midagi. Aga jah, et seal pull asja sai ka teada, et seal on meeskond koguneb hommikul 9 on kogunemine, enamus tulevad varem, on hommikusöök, seal on kellaajaliselt, siis on staffil on mingi aeg söök, siis on lõunasöök on ju, ja siis on kokad seal majas, ja siis esindusmeeskonna mängijad, lõunasöök on ära seal akadeemia esindusmeeskonna ruumides ja siis osad mängijad on palganud need samad kokad endale kodudesse kokkadeks õhtuteks. Et läbi nisti ka kokad on jalgpalli sees ja ma mõtlesin ja küsisin tegelikult luba, et kas ma võin sellest ka mainida, et kui me räägime nagu ETP-st, sellest projektist ja talentidest Eestis, siis ma jooksin kokku seal Liverpoolis ka, ütleme, skaudiosakonnaga. Ja siuksel tasemel käib see skautimine on selline, et põhimõtteliselt Euroopas iga nurgatagune on üle vaadatud ja teada. Ja ma rääkisin ühe selle, nimesid ei tohtinud mainida, ühe inimesega, hakkasime rääkima, küsis minu kohta, kust ma olen. Oma peas ma mõtlesin, et ma ütlen Eesti. Eestit ikka teab. Ütlesin Eesti on ja siis ta küsis, mis linnast? Ma oma peas, et ma Tallinnast ei ole, et Tõravere ka ei hakka ütlema, kas ma originaalis olen. Siis ma ütlesin, et ma olen ühest väiksest linnast, et siis ütle. Ma ütlesin, et Tartust. Ma tean seda linna, et ma tean sealt 2 klubi, 1 või 2 klubi. See on okei. Siis läks jutt edasi. Mis klubist ta tead siis? Seda ma ei küsinud, sellepärast, et jutt läks huvitavamaks kohe sealt. Olympia. Ja ta ütles, et kuuled, et mul on ja see Liverpooli skaut, kes töötab ka esindusmeeskonnaga ja akadeemiaga. Ta oli seal suhteliselt kõrgel kohal. Paugutas mulle hoovilt 2 Eesti noormängija nime. Ütles, et ma tean seda ja seda. Et käisin vaatamas Island, Eesti, mis iganes 16 äkki, 3-1 Island võitis mängu ja jäid silma 2 Eesti noor. See oli Islandil äkki eelmine. Jah, Islandil see oli, sest see oli Islandi kodumäng. Ise kommenteerisin seda mängu. Mingi siuke mälestus on sellest. Ja sellest mängust, see oli päris kurb mäng. Ja sealt mängust, 3-1, sealt mängust tekkis Liverpooli skautingu osakonna raamatusse 2 eestlase nime, mis nad tänasel päeval on. Ja need nimed tulid, üks nimi tuli kohe une pealt, teine oli vaja protokolli vaadata, et meelde tuletada, mis nimi on. Mõlemad mängivad Floras, on noor mängijad, ja täpselt samamoodi, et on nüüd esindusmeeskonnas see aasta nüüd esimese samme teinud, et seal tõmbasime selle ringi niimoodi koomale. Et seal teatakse neid nimesid on ju. Ja jällegi minu küsimus, et kas Floras, kas seal teatakse, kas seal tehakse süstemaatilist eraldi tööd nende noortega, et kui nad juba siuksel tasemel on ära märgitud, okei, seal see andmebaas on muidugi hästi suur seal, aga ikkagi, mul ikkagi pani kulme kergitama see asi. Ja see oli nagu äge ja isegi sain kontakte vahetatud ja ütles, et tal on plaanis tulla kusjuures Balti turniiri mis iganes toimub 17 äkki Tallinnas see aasta. Seda vaatama. Ja eks siis võib äkki kohvile minna. Et sellised värgid ja eelkõige, ma olin seal, seisin seal Manu akadeemias ja mõtlesin, et 11-aastase poisina oli nagu unistus mängida Manchester Unitedis. Mul oli nagu Manchester Unitedis unistus mängida, aga siis ma seisin seal tavainimesena selline kahetsed tunded nagu, et purunenud unistused ja mitte täide läinud unistused on ju lapsepõlvest. Aga samas nagu kui kihvt võimalus nendele meie Eesti noortele, et näha, see on käega katsutav, sa näed seda sama siin, ma ei tea, see Amorimi Porsche seisab siin, see on siin
see on siin samas, nad on samasugused inimesed, need väljakud, kõik on siin samas. Et hästi kihvt võimalus ja noh, peaks andma nagu nendele poistele ka sellise nagu päris korraliku motivatsioonipaketi. Kas Unitedis oli seda esiliiga lõhna ka tunda? Unitedis oli... Kärsais oli seal Porsche juures. See praegu ka mängiks selle? Muidugi mängiks. Seal kusjuures see väga huvitav oli, need inimesed seal rääkisid, et Alex Fergusoni ajast oli selline asi sisse jäänud, et see esindusmeeskond oli ikkagi osa nagu sellest kogu klubist, ehk siis see treeningväljakud olid nagu avatud ja need akadeemia lapsed said igapäevaselt näha, mis esindusmeeskonna mängijad teevad. Ja see oli selle hetkeni, kuni tuli Erik Ten Haag, kes ladus sinna igale poole müürid ette. See oli selline suur valge müür tehtud, mis on Ten Haagi müür. Ja esindusmeeskonna väljakutele ja majale on ka tehtud suured müürid ümber, et nad on nagu täiesti eraldatud ja see nagu klubis töötavatel inimestele tundub, et meeltmööda ei olnud. Sealt algas allakäik. Seda muidugi ära on nagu raske võtta just. Või nüüd selles suhtes, et Ten Haagi enam ei ole, et kes keelab maha võtta selle? No jah, ei tea, miks ei võeta, aga jah, et üli kihvt käik ja noh, tõesti aga noh, loomulikult ka maailm, me peame aru saama, et ilmselt maailma nagu tipptase, et no Ronald Klavanist natuke rääkides veel, siis tegelikult siin ju möödunud nädala jooksul oli ta taas uudistes see Klavan versus Pohlak telg on ju räägiti siis debatist või sellest debatist, mida hetkeseisuga nagu justkui ei saa toimuma, et debati ootus oli tugevalt teema. Klavan siis tuli välja postitusega, et jalgpallirahvas kas peame debatti ja visati seal siis ütleme tugevaid mis siis õige sõna on, mida visatakse. Ühesõnaga, tehti etteheiteid Jalgpalliliidu suunas, et Jalgpalliliit siis, kes oli üritanud korraldada seda debatti, millest me siin üks päev rääkisime ka, et kus Marko Kaljuveer pidi tulema siis selleks moderaatoriks ja kus siis oleks suur osa sellest oleks olnud see, et meediamajad siis esitavad oma küsimused, mille siis, mis siis seal debatis nii-öelda esitatakse. Ehk et see plaan siis Klavani tiimile ei sobinud, või siis ei sobinud kuupäevad, ma ei saanudki aru, kumb see oli või siis mõlemad pigem vist isegi moderaator ei sobinud ja? No jah, moderaator sobis, aga nad tahtsid ühte veel sinna juurde ja ühesõnaga seal kuidagi ühesõnaga palju asju oli, mis ei sobinud ühele või teisele poole, et ja kuupäev ei sobinud, eks ju, et nad tahtsid juunis korraldada, mis oleks siis nii-öelda lähemal nendele valimistele ja siis kogu sellest asjast jäi nagu selline narratiiv, et justkui Pohlak kardaks või? No ta üritas luua seda väga osavalt tegelikult minu arust, ütleme seal näha, et profitiim on taga, et tekitati nagu selline mulje, et me oleme valmis, tulge teeme, aga miks nad ei tee? See, mis välja pakuti, see ei sobi. Pentsik olukord ei või? No üsna jah, et sul on ju välja pakutud, tule kohale, ole mees. Aga ma saan aru, eks see on ju just kui poliitiline võitlus ka mõnes mõttes. See on poliitiline võitlus, jah. See on ju, neid nippe me näeme ju poliitikas iga päev, kuidas proovitakse selliste väljaütlustega teist kuidagi pingi alla panna, täpselt. Ei, siin palju öeldi nagu Pohlakule praegu, et Pohlak pole veel midagi ju öelnud selle kohta, et huvitav nagu mulje on jäänud sellest, et ma ei tea, Markus, sina olid seal... Kust sa selle info said? Mis info? Ei, kust sa tead seda kõike? Et niimoodi käib. Klaavan tegi Facebooki postituse. Ei, ma mõtlen seda, kus sa selle taustal lõid ise või? Ei, ma mõtlen selle... Sellest strateegia või? Seda on tunnetada ja seda on näha. Et kus ma tean? Klaavan rääkis nagu sulle otsa. Äkki Max kirjutaski Liverpoolis, vaata. See oli vist ju, ütleme, Liverpooli ajal tehtud, ei olnud või? Reisi ajal või? Ma kõrval jäänud, ma ei tea. Klavan oli kaasas, sest ta oli vist osa sellest ETP-st ja tema aitas organiseerida selle, aga me ütleme ausalt konkreetselt sellest valimiste, ma ei tea, tulemusest või ennustusest, sellest me ei rääkinud. Me arutasime küll jalgpalli teemasid, aga pigem nagu selles võtmes, et mida keegi näeb, kuidas mingid asjad on, mida võiks muuta, mis
mismoodi, et me neid intriige ja kirgede torme me ei arutanud, et nagu sellisel kujul. Et mina ei oska öelda, eks seal on need sellised taktikalised võtted ja mina küll iseenesest hea meelega seda debatti kuulaks vaataks. Kuulaks vaataks, et see võiks päris raju olla. Selles suhtes, et see, ütleme lihtsalt natuke seda asja lahti rääkides, siis eks ju jalgpalliliit soovis siis korraldada seda debatti, et okei, et kuna kõik on nii huvitatud sellest, eks ju, et me võtame selle enda peale, et jalgpalliliit ise seda välja pole kommunikeerunud tegelikult, et nad seda ei ole. No nüüd Eva Nõmmelt tuli see natuke lause pärast seda Klaavani postitust, eks ju, et mis see nagu, mis siis tema poolt see taust nagu oli seal, aga põhimõtteliselt olukord oli selline, et Jalgpalliliidu siis administratsioon või see sekretariaat, eks ju, mis idee poolest ei ole seotud nagu siis Aivar Pohlakuga, vaid see oligi see nii-öelda mitte see poliitiline juhtkond, vaid ametnikud, kui nagu riigikeeles rääkida, eks ju, kes nii-öelda igapäevatööd teevad seal, et nad siis nagu vaatasidki, et okei, me saame selle ära korraldada ju, et meie enda nii-öelda presidendi valimine, et me teeme siis selle debati nii-öelda, võtame selle nii-öelda juhtohjad enda kätte, et teeme ära, et nii-öelda neutraalselt, et ükski meediamaja nagu ei oleks nii-öelda võimupositsioonil, et ja kõik saavad seal kaasa rääkida. Ja mida mulle tundub, et Jalgpalliliit nagu natuke võib-olla, või seesama sekretariaat ei taju võib-olla nii hästi, on see, et väliselt seda vahet absoluutselt ei tunta, et kas see on nii-öelda justkui neutraalne sekretariaat või siis Pohlaku Jalgpalliliit, et kui sa Klaavani leeri nii-öelda kingadesse ennast paned, siis nende jaoks ongi muidugi, et okei, kahtlen, et mis asja, et Pohlaku Jalgpalliliit tahab nagu paneb mingi oma moderaatori, toimetab seal ise seda debatti, et miks ma nagu peaks sinna tahtma minna sinna, äkki see on mingi lõks või midagi sellist, et ma saan nagu seda pidi aru sellest, aga tegelikult ilmselt see päris niimoodi ei olnud, aga seda lihtsalt kõrvalt on ilmselt selline mulje võib jääda. No see üks asi veel, mis selle Inglismaa reisiga nagu minu jaoks nüüd tänasel päeval see valimised valimisteks, keegi peab juhtima seda, selge, siin võitlus on poliitilised keerdkäigud, võtted, taktikad, mis iganes, aga me peame suutma see ETP, see ei oleks võimalikuks saanud, kui meil ei oleks mängija läinud Hollandi, Norra ja Saksamaa kaudu Inglismaale. See ei oleks võimalikuks saanud, kui inimesed omavahel ei suhtleks, ei vahetaks mõtteid, ei teeks koostööd. Ja me peame nagu rohkem sellele mõtlema, et kuidas me saaksime nagu midagi teha paremaks, et okei, kas teeme debatti või tee debatti või kes mida ütles või kes üldistas. Mis paremaks teha, sellised asjad sünnivadki debatis tegelikult. Jaa, aga seda on vaja rohkem, et ma ei tea, teeme selle debatti, arutame, ei ole ju siin kedagi ju ei hakata mõrvama ega kedagi ei tühistata, et tõesti see, meie noored on võimelised tänasel päeval Euroopas toimetama, me peame kiiresti sellele viimasele vagunile saama. Et mida vähem me tegeleme mingi võimuvõitlusega ja mingite, tegelikult mingite pseudoprobleemidega, seda parem on sellele tuleviku mängijale, sellele noorele, et hakkame tegema, et mulle küll süstis see nagu nii palju usku tegelikult Eesti jalgpalli suhtes, see, mida ma nägin. Aga nüüd ongi küsimus nagu see, et okei, valime selle ära, aga hakkame siis nagu, esiteks ma olen päri sellega, et teeme midagi teistmoodi, sellepärast ETP mulle meeldiski, et mingi asi teistmoodi. Ja kas seal, kes keda kutsub debatile või kes mida tegi, et see, ma ei viitsiks üldse nagu neid torme siin keerutama hakata. Aga tundub, et Pohlak ka ei viitsi praegu. Aga tegelikult ju ega aega enam ei olegi ju. Täpselt kuu aja pärast on valimised. 19. Ma pidin vaatama igaks juhuks, et kas me ikka oleme maikuus, et akrediteering on tehtud või? Ei ole veel tehtud, jah. Pead tegema. Pakutud veel. Kohad täis. Kusjuures seal on ju niimoodi, et iga see 106, eks ju,
ühikut on neid valijaid, eks ju, ja seal ei ole niimoodi, et sa nagu korteriühistute valimistel, et sa lähed korjad kokku, et kuule, pane allkiri, et ma hääletan sinu eest. Seal peab igal sellel klubil või ühinenud mingisugusel organisatsioonil, kes seal hääletab, peab olema eraldi inimene kohal. Jah, selles mõttes, et ütleme, seal on ju inimesi, kes kuuluvad no seal on ju, seesama Aivar Pohlak on ju päris mitme klubi juhatuses. Aga see üks inimene saab hääletada ainult ühe asja eest, on ju. Ehk siis peab tooma sõbrad kohale, ütleme, kui ei ole nagu see ilmselt tegema ka volituse. Nojah, mingisuguse valituse peab tegema ilmselt. No ei ole nagu ju see rahade jaotamine oli vaata esiliiga B-klubide vahel, kus Joel Limper ette olnud Kalevi poolt ja siis Pohlak sai tema asemel hääletada. Midagi sellist jah, et see on ikka nagu ametlikum see hääletus. Et ühesõnaga, selles suhtes, kui sa ütlesid, koht ei ole, see tuletas mulle meelde, et seal ilmselt ongi umbes 100 siis nagu inimest on kohal reaalselt, kes hääletavad. Peavad olema, jah. See on, reeglistik on selline. Alati nagu kõiki ilmselt kohal ei tule, ma arvan, seal on ka või puuduid olla, kuigi võib-olla eelmisel korral ma vaatasin mingi 70 umbes hääletajat, aga siis ei olnud nagu midagi nii. See aasta on kindlasti rohkem. See aasta ma arvan on jah, kindlasti rohkem, et seal vajadusel aetakse nagu inimesed kuskil puhkuselt ka ilmselt kohale, et nagu Riigikogus on vahel. Mulle meil on seda ühte häält vaja, et aga ma arvan, et sinna ju ajakirjanikele tehakse ka kindlasti muidugi akrediteeringud asjad, aga ma ei tea, kas sinna tavainimene saab sinna sisse minna või saab vist üldkogul osaleda. Sinna ei mahu. Ma eeldan, et see tekitatakse või see tehakse seal samas Jalgpalliliidu konverentsikeskuses, on ju seal nagu liiga palju neid kohti üle ei ole. Nagu piletitulu oleks päris kena. Võiksin Soccernet live seda ülekanne tuleb, jah. Live ülekanne. Stuudio ka, jah, muidugi. Aga jah, seal on inimesi on kõvasti, keda kutsuda rääkima. Rääkima käivad, vahetult enne käivad ju presidendikandidaadid ka läbi ja saab veel viimaseid võtteid teha. Kõned on ju niikuinii kavas, on ju, aga mul tuli just meelde, et koroona ajal minu arust oli siin samas tribüüni peal oli üldkogu. Teeme ära päikse käes. Põhimõtteliselt oli, et kui oli see karikafinaali päev, selle eel oli siis oli üldkogu oli seal tribüüni peal, sest oli see mingisugune, ma ei tea, mitu inimest võis korraga olla siseruumis, mingid reeglid olid seal piirangud, on ju. Et siin ka müüd A. Le Coq Arena täis ja vahelduseks, et teeme aasta esimese täismaja ära. Ilm ei luba. Tead juba, jah? No vaatame, mis meelest toimub. Inglismaal oli 24 kraadi. Liverpooli esindusmeeskonnal oli niimoodi, et putsaruum oli, kus need putsad pannakse rippuma. Maises ka mõnusalt. Seal oli sealt akadeemia osast, ütleme see esindusel ja U21 oli üks ruum ühine. See oli siis see aktivatsioonisaal, kus esindus sai ühest uksest tulla ja siis U21 sai teisest uksest tulla. See on U23 või? See nii-öelda tuubel, jah. Et see oli üks ruum. Aga nii, kui sa läksid sinna esindusmeeskonna osasse, seal oli väga kallis lõhn. See oli tõesti, oli selline meeldiv lõhn oli seal ruumides. Nii, räägi, kas on toinud sarkastiline või ei olnud? Rikas lõhn või kallis lõhn ja meeldiv lõhn oli see, mis sa kirjutasid. Jah, et ma ütlesin kohe, et oho, siin on vähe teine lõhn. Ütlesid, et siin ikkagi sellistele asjadele pööratakse ka tähelepanu, et seal on lihtne tekkima. Seal nagu päriselt oli hea lõhn? Ei, ma ei tee nalja nagu. Et seal oli päriselt nagu selline meeldiv aroom oli õhus ja ma mainisin seda ja see on ka loogiline, sellepärast, et 25-30 higist meest iga päev seal ju möllavad, putsad kuivavad, riideid pestakse ja siis esindusmeeskonna see on nagu putsaruum, see on väga konkreetne, vahetult enne treeningväljakule minekut on siis see viimane see putsaruum, ainult seal tohid putsadega olla. Sealt edasi üle selle vaiba astumine on juba trahv. Ja siis seal välja minnes, Inglismaal oli 24-25 kraadi sooja. Siis seal vahetult enne väljaminekut oli ikkagi nendele roosadele inglastele olid ka need 3 potskat, päikesekreemi oli juba valmis pandud, et saavad oma näod ja kulmud sisse määrida. 50-40-30. ma ei vaadanud, ma lihtsalt imestasin, ütlesin, et oho. Okei, ütleme selle debati teema juurde tagasi tulles, see kuupäev oli siis suur küsimus, et Klaavanile millegipärast ei sobinud see maikuu, ma ei saanudki sellest argumendist nagu hästi aru, et miks siis ei oleks võinud nagu maikuus teha, et mis see nädal või 2 hiljem juunis nagu oluliselt muutnud oleks. See on veits võib-olla nagu Eurovisioonil räägitakse, et need, kes on viimased, et need ju jäävad paremini meelde. Võib-olla mingi seos on sellega. See on lihtsalt teooria. Ja ütleme, tühjadest sõnadest rääkides Jalgpalliliidu see üks argument oli ka, et me tahtsime seda teha varem, et jalgpallirahvas saaks kuulata ja mõelda. Peaaegu 6 aega siis.
et ütleme nädalast ajast kuulamiseks ja mõtlemiseks. Oleks kuu aega jututeemasid siin äkki. Ei no selles suhtes, et keegi ei keela, eks ju, debatte korraldada endiselt, seda Klaavan ju ka tegelikult kutsus nii-öelda, et tulge teeme, nii et mina olen justkui nõus, aga ma tahaks küll arvata, et pigem kui keegi peaks nagu debatti kartma, siis igasuguse loogika järgi see pigem oleks ju Klaavan, kes pigem tahaks vältida debatti istuva presidendiga, kellel on ju ükskõik mis kogemus, teadmised, info. Esiteks ükskõik mis organisatsioonis, see kui sa oled istuv president, sul on ju see info on palju paremini hallata, sa igapäevaselt tegeled sellega, sul on see asi käes. Ja teiseks, kui me võrdleme nagu mingisugust veenvust ja sellist, ütleme, kõnevõimet ja täpselt seda sama kogemust, siis seal Aivar Pohlaku sellist veenvust, kõik, kes temaga on rääkinud ju teavad väga hästi, et mul on tunne, et seal Pohlakul nagu selles suhtes küll midagi karta seal ei ole, et pigem mulle tundub, et kui keegi kardab, kui seal on mingi see faktor sees, siis pigem võiks olla Klaavan, aga väga tahaks näha seda debatti ikkagi. Ma ei tea, kas hakkasid tööle selles suunas, et kutsume nad siia laua taha siis? No peab nüüd kutsuma, jah, kui... peab kutsuma, meil on valimisteni 4 saadet. See ülejärgmisest saades peab üks olema kohal ja siis teine. Kas eraldi, et ei pea ju 2 samal ajal samas ruumis olema. Me rääkisime sellest. Aga Klaavanil on päris tugev tiim on selja taga, ütleme need sellised nagu nõksud ja lükked on ägedad, et ma arvan, et kui siin isegi tuleb siin jalgpalliliidu presidendi valimistel kaotus, siis sügisel on kohaliku omavalitsuse valimised ja 2027 kevad on Riigikogu valimised. Ma arvan, et siin on teekond, kuhu minna, ma arvan, on ütleme, seda on. Aga samas avalikkuse tähelepanu tõmbamine tuleb ju tal päris hästi välja. Kui sa mõtled ka kogu seda protsessi, siis ta on ju väga palju rõhunud, ma ei tea, kui palju ta on, eks ju, klubidega suhelnud, seda ka teinud, aga väga palju on rõhutud ju nagu sellele avalikule kuvandile, Team Klaavanid, kogu see asi, et need Team Klaavani särke saab võib-olla sügisel uuesti kasutada või paari aasta pärast, et või seda sama plakatit, kus on kõik need staarid on peal, et tule vali mind. No jah, aga juhul kui, ma ei tea, ükskõik kuhu poole need valimised kalduvad, variant 1 on see, et sa pead hakkama suurt organisatsiooni juhtima, põhimõtteliselt variant 2 on see, et proovid siis, mis on 5 aasta pärast või 4 või kuna see 4 aasta pärast on need, või 4 äkki on jalgpalliliidu presidendi valimised ju. 2021 oli viimati vist. Siis neil nüüd siis 4 aasta pärast uuesti, et Klaavan poliitikasse. Ma arvan, et see on me praegu justkui liigume sinna. Aga samas see on nagu hea teema tõstatus tegelikult, et kui vaadata järgmiste valimiste poole, on räägitud ju siin-seal. Sa räägid jalgpalliliidu valimiste? Et Klaavan ei peaks püssi põõsasse viskama, et äkki järgmine kord tekib veel parem võimalus. Aga kes ta vastaskandidaat saab olema? Kas ikka Aivar? Aivar ju vaata, ühes selles Coolbeti videos rääkis ka 2024. aastani, mõtles oma peas, et juhib 2024. aastani ja siis on kõik. Aga et kes siis huvitav see järgmine saab olema? Kui tõesti Aivar ei peaks... Jaa, aga ta ju kommenteeris hiljem seda ka, et ikkagi ei olnud, et ei saanud veel. Aga see Jalkaliidu presidendiks võib siis kandideerida või olla ametis lõpmatus kordi või? Seal ei ole mingit piirangut? Kunagi vist oli mingi piirang, aga see võeti maha. Ühes kohas võeti veel kunagi maha siuke piirang. Aga okei. Ühes kohas tahetakse võtta. Ei, huvitav on ju, selles mõttes, et huvitav on, et mul miskipärast on tunne, et see seis on tegelikult pingelisem, kui me arvata oskame. Aga võib-olla ka mitte. Me eelmist saates ka rääkisime seal kärajatel tegelikult seda klubide seltskonda, kes seal kohal oli, see ei olnud väga lai, et kui võtta niimoodi, et just kui Klaavani nagu inimesed käisid seal, siis see pigem nagu viitas just sellele, et see tema toetus tegelikult ei ole nii suur, võib-olla kui ta ise on väitnud, aga ma ütlen, lõplik tõde niikuinii selgub seal valimispäeval, et hääletus on salajane ja kõik hääletavad nii, nagu nad ise heaks peavad. Aivar Pohlak on endiselt kuidagi hästi vaikne. Võib-olla ei ole põhjust. Taustal äkki siis käib. Töö käib. Töö käib kindlasti. Mõlemas leeris kindlasti töö käib. Et see on ju ilmselge.
Kuu aega minna. Kiirelt, aga tegelikult nagu selle valimisteema juures on hästi põnev ka tegelikult see, et kuidas käib klubides valimisprotsess, kas treenerid teevad võib-olla häält, võib-olla vanemad kuidagi survestavad treenereid, et treenerid räägiks juhtkonnaga, mis iganes, et teeme selle otsuse või see, kes valib, see teeb ise selle otsuse. Seal on vist, vähemalt linna pealt on kuulda, et seal on erinevaid lähenemisi. No muidugi, nii ja näe. Et on küsitud ka, on saadetud laiali ka küsitlusklubi liikmetele, ütleme lapsevanematest treeneriteni välja ja siis kallup, nagu, kes peale jääb, kelle poolt kui sa mõtled mingit avalikku arvamust, siis mida rohkem klubisid on niimoodi, kes ütleme, teevad mingisuguse sellise hääletuse lihtliikmete justkui seas, siis seda kasukam on see Klavenil ilmselt, eks ju, et kes avalik kuvand on selgelt nagu teda ei soosiv. Pohlaku lootus ikkagi on ju pigem see, et need klubi juhid, kellega tema on tööd teinud, keda tema on ära rääkinud, kes on näinud kõige lähemalt, kuidas need asjad toimivad, et nemad ikkagi hääletavad niimoodi, nagu nemad heaks arvavad. Et eks see kaalukausid või see duell nagu sellest siis lõpuks ka oleneb, kuidas need asjad klubides toimuvad. Ei tea, osad need hääleõiguslikud liikmed on ju seal, on ju lihtsalt ühe liikmega, ma ei tea, 0 harrastajat, 0 treenerit, siuksed on ka ju. Need on päris vähe õnneks. No vähe, aga seal otsustab siis lihtsalt see ainuke juhatuse liige, kes iganes seal on, siis tema nagu ise otsustab. Kuule, räägime jalgpallist ka. Lihtne küsimus, kas meistriks tuleb siis Flora või Kalju? Kumb? Praegu Flora. Praegu tundub Flora. No võib-olla võtame need karika poolfinaalid kõigepealt ära, räägime need ära, need olid siin nädala esimeses pooles. Kalev Kalju 0-5. Kalju... Seal tehti 3. minutil juba kõik selgeks. Jah, see Tšallo totakas oma varav seal täitsa alguses. Millega alati sellised asjad juhtuvad nagu mängu alguses, mingi esimese 15 minuti jooksul. Igast need Kuusk versus Hein on ju see kuulus... Kuressaare kunagi Kadriorus. See oli Paide, Martin Kase vist oli äkki, see oli ju täiesti mingi 5. sekundil, eks ju. Ja siis see Rannat Ristikivi ka ma vaatasin mingi 15 või 16 minut, see oli isegi nagu siuke piiri peal, et aga ikkagi mängu algfaasis, et kuidagi need on alati tore nagu pärast kuskilt videost vaadata, aga kui sa mõtled Kalevi nagu kingadesse paned ennast, et okei, sul on karika poolfinaal, väga suur kohtumine, eks ju, ja siis nagu sellise kingitused, et seal mängu algus kohe, et sealt nagu midagi head ei saanudki edasi tulla. No jah, et ütleme, selline eksimus, selline olukord. Vaata, seal on mitu tahku, ma vaatasin seda mängu esimest poolega ja pärast ma arvan, neid oli päris palju, kes vaatasid esimese poole ja siis seda teada, mis selle mängija, ütleme, selliseid asju tuleb ette, minge vaadake, võtke YouTube lahti, ma panin omale poolelt väljakult kunagi Meerit selle lati alla Soomes. Ka põrkas, tahtsin tagasi sööta, mitte päris poole pealt, aga päris kaugelt ja põrkas üles ja läks üle, kõik on seda näinud. Ja pärast sellist olukorda, kui sa vaatad seda Jallo tegutsemist, seal on tehniline küsimus oli seal, kuidas see pall põrkas on ju, ehk siis ütleme, tal natuke põrkas selle väljaku peal ja kui sa tahtis lihtsalt söötu väravahil tagasi anda, seal on 2 varianti, et kas sa söödad selle siis, kui väljak on märg, siis sa teed selle söödu liigutuse vahetult, kui pall põrkab maa küljest lahti, ehk siis nagu tõk-tõk hästi kiiresti. Siis kui väljak on märg, siis sa panedki seal nagu teed siukse hästi kiire puute pärast põrget. Pall põrkab maha, hakkab just üles tulema ja siis sa söödad väravahile. Siis märja väljaku peal pall läheb mööda maad väravahile. Aga kuiva väljaku peal, nagu vist tundus, et ta oli kuiv, siis sa pead ootama, et pall teeks põrke ära, läheks natukene ülespoole ja siis sa pead, ütleme, hüppe pealt on seda kõige lihtsam teha, sa pead väikse tugijalaga väikse hüppe tegema ja siis suunama palli, nagu lööma palli natukene peale poole. Et ta läheks nagu võimalikult mööda maad siis. Aga pärast siukest eksimust on tegelikult õigem soovimata midagi halba sellele mängijale oleks vaja välja vahetada, sest ma tean, mina olen selle läbi kogenud sellise olukorra. Selline ikka väga kurioosne oma värav tekitab mängijas, sa lähed seesmiselt nagu need emotsioonid, mis sul tekivad, on sellised, et sa tegelikult, sa pead tunnistama endale, et sa ei ole suuteline tegelikult pärast sellist mängu edasi mängida. Sellist eksimust edasi mängida. Ei, oleneb.
aga sa pead ikkagi väga kõva vend olema. Te mäletad kunagi, kui see Kuusk pani heinale, siis Kuusk mängis jumala okei mängu. Valters, ei no sa peadki väga kõva, peas olema väga kõva vend. Mäletad Jonathan Valters, kus ta oli, ma ei tea, 2 oma väravat ja siis läks pennatle ja ma lõi veel pendlaga üle. Et üldjuhul on sellisest asjast nagu ülikeeruline välja tulla. Ma mäletan ise ka, sa sisendad endale, et ei ole hullu midagi, et keegi, aga see nagu samal ajal hakkab sul nagu ümber ringi, sa hakkad mõtlema, mida treener arvab, mis, ma ei tea, ajakirjanikud arvavad, mis fännid arvavad. Et enda kogemusele tuginedes ma olen selle läbi käinud. Mind vahetid ega siis poole välja tookord. Oleks pidanud varem vahetama. Et muidugi on see vastik, nagu kui sind välja võetakse pärast 15 minutit, aga see või just olla nagu lõpuks veel... Sest seal oli ju märke näha pärast veel, et seal ju pärast ta tegi selle tagasi söödu, ma ei tea, kas te vaatasid seda mängu? Ei vaadanud. Ei vaadanud. Vaata, kus ta tegi selle mingi varusaamatu tagasi söödu veel väravahil ja siis teise värava puhul ta eksis positsiooni võtmisel, et ta oli läinud. Ta oli tegelikult läinud sellel hetkel. Veel lõi 10 minutit hiljem värava ja no tegelikult üldse see palju põrkas talle põlve kõrgusele. Tee see lisapuude veel. Ja mitte keegi ei olnud pressimas. Täpselt. Tegi seda nagu tottakamaks veel. Aga no, ütleme see selleks, seal mängust rohkem vist suurt ju rääkida ei ole, et Guilherme oli seal suht pidurdamatu tundus Kalevil ja Kalju on siis finaalis. Ja sealt mängust see ka veel, et kui särgist tõmbamine on ikkagi kollane kaart, et isegi on see 1. minut või 87. minut, siis kui selja tagant särgist vend maha tõmmatakse, siis ei loe mitmes mänguminut on seal kohtunik jättis minust, ma vaatasin, mis asi see nüüd on, selge kollane. Et ei ole olemas sellist, jalgpallis ei ole olemas sellist asja, et tulenevalt minutist või mis hetk meil mängus on, et sellest sõltub kollase kaardi andmine. Ja sellist asjade puhul pigem mitte. Sina oled meil kohtuniku paberitega, sina pead teadma. Ma ei ole enam paberitega. Selles suhtes, et ikkagi mängu manageerimine on ka osa, et kui sa võib-olla tunnetad, et mingis olukorras see oleneb, eks ju, veast. Et kui sa võib-olla teed nii konkreetse asja, et särgist tõmbad kaelusest selja tagant. Kui sa seda kirjeldad, see kõlab selline asi, mis tõesti, kus sa ei saa nagu väga seda manageerimist kasutada, aga vahel on olukordi, kus võib-olla mängu alguses sa saad nagu saata signaali ja rahustada seda mängu ka niimoodi, et sa ei anna seda kaarti, et see vahel, see ongi kohtuniku tunnetus, see on kõige olulisem omadus kohtunikul. Kas kohtuniku hindamisel seda võetakse arvesse? Võetakse ikka, mängu juhtumine. Sa võid pärast seda vaatlejale selgitada, miks sa tegid niimoodi, et see rehpall, kus sa hindad nagu iga olukorda puhtalt nagu ilma kontekstita, see on nagu teine teema, et aga tegelikult vahel ju mängus on kasulik jätta mõni kaart andmata, kui seda on võimalik teha. Aga see selleks, Kalju on siis ühe karika varem võitnud 10 aastat tagasi täpselt. 6. finaal nüüd. 6. finaal. 4 finaali kaotust. Päris hull tegelikult. See on päris rets ja kui me pärast räägime ka, mis on Levadia saldois karika finaalides, mis on täiesti uskumatult vastupidine, ehk siis nemad ei kaota karika finaale. Kas Levadia ainus karika finaali kaotus on vist iseenda duublile 1 aasta? Et see nende nagu karika finaalide seeria on täiesti pöörane. Ja Kalju viimasest trofeest rohkem kui 6 aastat möödas juba, 2019 superkarikas viimane tegelikult. Levadia vastu. Levadia vastu, et neil on, mängid on. Mis asi, Kalju viimane? Kalju viimane superkarika finaalis. Trofee, ütleme, meistritiitel karikas superkarikas on 2019 alguses. Superkarikas. Mis seis jäi? 3-2 Sportlandil mängisid. See pidi ise olema. Ma üritangi just meenutada. See oli meelde küll, mis see on ju Leva, kas mitte juhtinud 2-1 äkki? Ai. Kalju juhtis 3-1 vahepeal. Vaatame, kus sa oled. Põhis ei ole. Šurakovski ja... Pingil. Terve mängu, jah. Sellepärast ei mäletagi. Sellepärast ei võitnudki. Ossipu punane, muidugi. See on tore mäng, kui sa nimetad suvalisi jalgpallurid sealt 10, 15, 20 aasta tõusest. 10, 15, 20. Šurahovski. 6 aastat tagasi. Ei, see selleks. See tegelikult on suht põnev, kuidas tiimid on selle aja jooksul muutunud. Jalgpallis käivad asjad väga kähku. Otsid, kes alles on jäänud, aga suht vähesed. Roosnupp. Peetson ka, jah. Levadia Trans, siis Levadiast juba juttu tuli 1-0, siis järgmisel päeval nemad mängisid, Levadia võitis selle, mis oleks olnud mis oleks võinud olla, kui Kabor oleks selle penalti sisse röönud seal mängu esimesel poole ajal. Pikalt praadis, Varr vaatas tükk aega ja lõpuks põrtus üle värava palli. Ja Levadia siis sai selle Tambetuu
väravast selle võidu kätte lõpuks ja ma seda mängu ei näinud, aga see penalti oli siis, mis see sult 0-0 või 0-0 mängu suht alguses. 10. Päris kallis penalti võis olla. Jah, kui, aga teoorias. Üks mäng tuli niikuinii veel võita Transil pärast seda, eks ju, et saada Euroopasse, aga Flora lõpuks pääses siis Euroopasse, võiks öelda jumal tänatud tabelisse vaadates, et meil liidermeeskond ka ikkagi on europileti lunastanud, et esimeses 2 ringis on nad kenasti asetatud ka. Aga sellest samast mängust rääkides, me Levadiast mängi jõuame veel rääkida, aga kuidagi jube ikkagi raskelt tulevad need asjad Levadial viimasel ajal. No nagu sel hooajal ikka, ju. Neil on olnud 3 mängu sel hooajal, kus on asjad tulnud nagu väga lihtsalt. Esimene mäng kohe, esimene voor Harjuga, 5-0. Kaleviga 9 ja Tammekaga 4-0, mis oli siin mõned nädalad tagasi siin sama Saale Kokil. Ja ülejäänud mängudes, kui me vaatame lihtsalt näiteks Premier Liigat, siis 10 mängu on ülejäänud mängud ja nendega on löödud 13 väravat. Et kui sina tagund seda trummit Levadia probleemid on kaitses, mina ütlesin üks saade, et ma arvan, et rünnakul on ka probleemid ikkagi. Et see ikkagi, mulle tundub, et need arvud räägivad siin minu kasuks. Jah, aga see probleemil on vahet. Vaata kas või eilse mängu, või kuna see derbi oli, statistikat. Eile, jah. Päevad sassis, nii palju mänge. Ei nii palju lööke või nii palju võimalusi ja ei löö väravaid, et siis see ongi ju ründes probleem. Ründes on probleem siis, kui sul ei teki variantigi. Kui sul on 2 lööki. Kui sa ei löö väravaid, siis see on ikkagi probleem, ma ütleks. Aga see ei ole võrdväärne sellega, mäletad, kui siin mõned aastad tagasi koondis mängis, ma lugesin ette, mitu lööki raami tehti 5 mänguga. Siis on probleem. Väravaid ikka ei löö, mis vahet seal on? See on probleem. No aga löögil on ka vahe. Et eile, ma ei tea, me läksime enam-vähem sujuvalt terbile üle. Mulle tegelikult meeldis, et kuidas Brent Lepist ütles ka, et osad läksidki statistikasse lööma, et ju ma ei tea, see Enoko Too, muidu küll tubli mees, aga võib-olla mingid kohad olid üsna sellised forseeritud, osad löögid just. Otse Grünwaldile sülle. Tee see üks lisasööt, võib-olla sõber on paremal kohal, mis iganes seal võib juhtuda. No võt, see on ka siuke, et räägime nii, kuidas oleneb, mis nurga alt rääkida jälle. Oleks olnud seal löökide statistikas, ma ei tea, 4 lööki, siis me räägiksime, et oi, et seal on nii palju talenti, välismaalasi, et keegi olge otsustav, võtke see otsustamine enda peale. Ja aga pigem praegu ju ütleksin, et seal on neid mehi, kes tahavad otsustada, neil on oskus otsustada, aga lihtsalt praegu ei lähe löögid sisse või blokeeritakse. Muidugi Flora muidugi Flora kiituseks, et muidugi üli hästi blokeeriti seal neid asju ka ja siuke kaitsti südamega ja eriti hästi jäi silma jälle see Hussar. Ta ütles ka, et terbimängudes meil kuidagi see kaitseliinis tähistamine ja kõik see nagu kuidagi paneb veel lisa. See tuli kuidagi naturaalselt. Levadia siuke välismaalaste ründeliin ja siis on mingid noored Eesti poisid Floras, kes panevad need asjad kinni lihtsalt. Tõesti, kui sa ütlesid, Florat tuleb kiita, siis ma tahaks ka nagu Florat selles suhtes kiita, et mida paganat, et me OEL ju siin rääkisime, et Flora nagu tiitli peale mitte kunagi ei mängi sel hooajal. Ma olin väga suur kahtleja. Mina mäletan, mina tegin selle Flora OEL vaadete, seal panin ka mingi sellise lause, et sõnades räägitakse ju seda, et me tahame tiitli peale mängida, aga Siilil ongi selge, et siin tegelikult ju ei ole seda ainest praegu, aga tuleb vist suu vastu täis võtta või midagi. Tuleb, ma arvan, ikkagi väga noort peatreenerit kiita. Kõik on justkui noored seal, on ju. Ei, seda niikuinii, selles mõttes, et kui eile pärast mängu me ajakirjanikega Vessiliga vestlesime, siis ma ikkagi kiitsin, et tema võistkond suudab kohaneda vastase mänguga ja vastavalt sellele tegutseda. Eile ka 76% ajast oli pall Levadia käes, Flora oligi väga kompaktselt, Sappinen seal ees oli, tegi oma tööd, aga see hingestatud kaitsmine, see on ju muljet avaldav ja ma arvan, ma tõmban isegi võib-olla Levadia osas paralleeli ühe Inglismaa klubiga, Manchester Cityga. Ma arvan, et üsna kuidagi sarnaselt tegutsevad sel hooajal. See Flora Levadia mäng, see oli täpselt sama vaatepilt, mis avanes seal Wembley staadionil toimunud karikamängus Crystal Palace ja City vahel, kus ka
City domineeris, Levadia domineeris, City lõi rohkem peale, Levadia lõi rohkem peale, aga võitis Palace, võitis Flora. Täpselt 1-1 mäng. Flora Levadia ainus värav löödi ju seal 4. minutil juba, Rauno Sappinen sai selle enda nimele. Me peame rääkima väravahtist ka natukene. Karl-Andre Valner eelmises mängus sai punase kaardi. Väravavahist aga see asi hakkas sealt ikkagi kaitseliin oli natukene laperdane. Seal Lepistu oli kuskil 5 Lepistu oli kuidagi arusaamatult jäi liiga maha sellest kaitseliinist, et seal need vahed, Lepistu lasi ka päris suureks, selle vahe oli siis Peetsoniga hästi suureks ja lisaks veel alla, et seal kuidagi jäi Brent Lepistu natukene kuidagi magama või natuke uitama. Aga see Oliver Rannis tuli välja, lõi pallist mööda, ma ei teagi, kas ta siis hakkas natuke nagu pelgama seda kontakti Sappineniga, seal punast kaarti võtta oleks nagu eriti rumal asi olnud. Ma arvan küll, et seal korra jõudis mõelda ikkagi sellele Valneri olukorrale. Et vaatasid, pallini ei jõua, võib-olla oleks isegi jõudnud, aga võib-olla ei julgenud siis või kuidagi seal mingisugune error igatahes tekkis. Ja mina olen nagu alati olnud seda meelt, et kui sul tuleb nagu varuväravat sisse, siis see ei ole nagu mingi maailma lõpp üldiselt. Aga eile võib-olla oleks olnud 2008 aastast. Ma just tahtsin küsida, et kes... sa mõtled varu... Ta räägib praegu selles võtmes. Et kui Valnerit ei ole, et... See on okei, aga eile Danil Abramenko, kes see veel on? No oleks näha saanud. No täpselt. Aga õnneks või kahjuks ei saanud, et kelle metsast vaadata, aga selles suhtes, et lihtsalt ei saa nagu mööda sellest, et sul tuleb väravat sisse ja 4. minutil teeb juba nagu suure pläki, mis lõpeb väravaga. Ja Grünwald tahtis ju põhimõtteliselt vastu kinkida, et andis selle penalti, aga võttis ära. Kuigi ta ise väitis, et ei olnud penalti. No ma ei, seal ütleme, delusiooni oli kõvasti võib-olla selles lauses sees. Noored ütlevad Delulu. Ja seal, ma ei tea, sellest kidnavat penaltit me... Aga ei tundnud nagu mingit varianti olevat sealt, et seal ei mitte anda seda penaltit. Aga jah. Grünwald kokkuvõttes ju täitsa super luks mäng. Jah, ja kui... Paar tõrjet veel seal ju esimene poole veel üks väga hea tõrje veel. Heiti pani vist selle pealkirja ka, et kas nüüd koondises tuleb vahetust teha, Valner välja, Grünwald sisse. Tegi või? Ma arvan, Markus ei ole nõus. Sa tegid täna, tegid siukse või? Ei teinud, eile juba, jah. Ütleme, kui sa seda hooaega vaatad, kumba on teinud parema hooaja. See oli rohkem küsimuse vormis. Ongi arutelu tegelikult. Et kas... Grünwald ise ju... Teil on mingi kampaania. Tahad mingit kampaaniat teha? Me tahame neid Flora mehi rohkem sisse panna sinna pingi peale. Ei, selles suhtes, et kui sa vaatad seda hooaega, siis pole mingit kahtlust, et Grünwald on teinud tugevam hooaega kui Valner. Seal pole küsimustki. Või vaidled vastu? Mis numbrid on? Öelge numbrid, palju Levadia on väravaid lasnud ja palju Flora. Levadia 11 ja Flora 9. Flora 9 või? Kõige parema kaitsega. Pagan. ei, ma olen varem öelnud, et Grünwald on silmapaistev mängija ja ka Valner samamoodi. Eks seal ilmselgelt ju selle koondise 3. väravai kohale käib süke mitte silmaga nähtav võitlus, aga igapäevane võitlus ja see on juba olnud siin tegelikult mitte ainult see hooaeg, vaid ka ma kujutan ette, et see on ka arutelu koht olnud eelmisel hooajal. Lihtsalt uitmõttega Severt Grünwald on hetkel Eesti parim aktiivne jalgpallur, kes pole koondises mänginud. Me ei pea sellel pikemalt peatama, lihtsalt nagu korra tekkis mõte. Ma lihtsalt mõelnud, et kunagi oli Vitali Teles on ilmselt võib-olla Eesti üks, ma ei tea, kas läbi aegade parim, aga üks, ütleme, viimase, ma ei tea, 10, 15, 20 aasta parim jalgpallur, kes ei ole koondises kordagi mänginud. Kõige uhkema karjääriga. Premium liigas 1 väravaga. 1 värava löönud, jah. Ei, aga Grünwald, nad on viimasel ajal olnud see selge 4. number koondisele, kui midagi juhtub, siis kutsutakse, aga äkki on aeg korra proovida. Ega see 3. väravahi roll, ega ta ei ole ju nüüd nii oluline ka. Me ei vaheta ju välja Heina ega Igonen. Jah, Grünwald ei tundu ka selline vend, kes oleks seal mingisugune hull mingisugune tiimivaimu lõhku ja midagi sellist. Ei, ta on väga 2 jalga maas vend, ma olen taga pikalt mänginud. Ja lisaks on see ju, et kui me mõtleme... Oot, kus kohas? Mis asja, kellega sa oled mänginud? Grünwaldiga. Kus kohas? Aastakeigu poisid. Sama aastakeigu poisid, aga ta on seal, ma olen siin.
mõlemad on Alev Kokarinal, aga see Grünwaldi peale mõeldes lihtsalt ta on ju euromängudes ka alati väga tugev olnud, ehk siis rahvusvaheline tase ja ütleme, need suured mängud on väga hästi mänginud, et mis nagu tal on ju 3. hooaeg esivääravahina Floras või käsil? Kas tal on 3? 23 hakkas ta mängima. Tal oli ju üks hooaeg oli see, kus ta tuli ja sai kohe alguses vigastada ja ei see oli mänginud. Lapa päris pikalt. Jah, seal oli Lapa ja keegi veel vist äkki mängis seal mingi hooaeg Floras. Ja siis mõtlengi, kas ta tuli nüüd eelmine hooaeg. Grünwald sai vigastada, aga see oli eelmine hooaeg. Ta oli niimoodi, et alustas hooaega põhiväravain äkki ühe mängu tegi. Ta väänas seal jah, siin Sportlandil. Aga enne seda oli ta ju, kas ta oli mänginud minust ühe hooaja veel. Minust on ta äkki, ma pead ei anna, aga äkki 3. hooaeg, kui ta on Flora number 1. No jah. No on küll jah. Aga noh, eks ta, siin on ju tegelikult juba mõnda aega on räägitud, et tema on üks hooaja juba teist talve järjest on minu arust räägitud Grünwaldist kui potentsiaalsest välismaale minejast. Noh, ei ole juhtunud senimaani. Et eks saab näha, et konkurents viib edasi. Ja noh, lihtsalt Floral ilmselt ei oleks mitte midagi selle vastu, kui ta läheks ka praegu teil on Kivile olemas. Pingi peal on normaalselt väravaid ka veel olemas, jah. See seltskond ikka tugevalt, ütleme, isegi ülemehitatud praegu. Ütleme, Kaur Kivile on üle kvalifitseeritud olla Premier Leagues varuvaravat praegu kindlasti. Tervist veel midagi? Publikut see oli 1600. 1600. Ma ei tea, peaaegu 1700. Kas selle numbriga peaks rahule jääma? Kas palju Levadia see number oli Sportlandil? No Sportlandi mahutab palju vähem. Niikuinii. Aga mõtlen lihtsalt, kas me jääme rahul selle 1600-ga? Ei jää. Kui mulle eile saadeti, Sportlandil oli 1184, mulle eile saadeti pilt Saksamaa 3. liiga käsipallimängust, 4000 pealtvaatajat. Ei no, see derbi on ju öeldud ka, et ega see Premium liiga turundusosakond võiks ju rohkem promoda. Klubid samamoodi, kütke lihtsalt iga päev midagi. Aga see selleks võib-olla... See ei ole ju number. Telekas nägi vähemalt päris kena välja, et see alumine korrus oli seal üsna nagu täis isegi, et Ale Kokil olevat terbid võiksid alati vähemalt numbriga 2. No ma isegi võtaks selle 1500 pluss praegu vastu, et see mõni aasta tagasi veel oli isegi see 1000 mäng oli juba siuke, et võib-olla meid ära helitatud aga viimaste mängudega. Tervist, et selleks hooajaks on meil mida selle aasta numbri sees veel oodata, et Sappinen versus Levadia keskkaitsjad, et see on asi, mida sellel hooajal tahaks veel vaadata. Et ta on ikkagi seal korralikult susimas ja päris korralik madistamine käib nii, ka eilse mängu võtmes nii Lepistu kui ka nüüd tuli välja Peetsoniga, et see maadlusvõtteks, aga kuidas Sappinen nagu suudab ta on tänasel päeval täpselt samasugune, nagu ta oli siis, kui ta, ma ei tea, 15-16 aastase poisina meil esindusse tuli, et pole kuskil arenenud. Ei, selles mõttes, et tal suva, kes see on ja et väljaku peal oled konkurent ja väljaspool väljakut me võime hängida, et seal oli ma köötin, et ta tahab ikka nii närvi, küll ta nügib ja siis ta pikali ka väga ei taha kukkuda ja siis ta tõmbab ja kisub ja aga selles mõttes, et mitte nagu halvas mõttes see duell ei toimunud, et seal nagu ega Peetson ja Lepistu samamoodi. Nad nagu nautisid ka. Neile meeldib, kui neilt küsitakse, et kuule, et tahad nagu mängida. Et see on kihvt asi, mida juba teist mängu jutti oli nauditav tegelikult vaadata. No, ütleme, Levadiale kaotus terbis on alati, me teame, väga pingeline ja pingeid tekitav. Tänaseni, või sel hooajal ju Florak kordagi võitnud. Ei ole. Viktor Levadat eile näha ei olnud. Nii-öelda seal riietusruumide juures. Aga ütleme, keda oli näha, seal oli Curro Torres. Heiti, sina olid sündmuste keerises, mitte võib-olla küll selles epitsentris, aga selle lähedal. Mis siis täpsemalt toimus? Me teame seda väidet, et Curro Torres oli väidetavalt rünnanud karguga mingisuguseid Levadia või tähendab Flora noori fänne, kes olid teda vist hispaaniakeelse sõimuga kostitanud.
seal tegelikult oli üldse see, et küsiti üle ka, et kas noored või lapsed ja väide oli, et lapsi just. Et noor 16-aastane või laps, ma ei tea, 10-aastane, mis iganes. Kus see piir? Mingid 10-aastased olid. No kus sa ise selle piiri paned, aga meid oli 4 ajakirjanikke ja meid saadeti sinna Jalgpalliliidu foajeesse, ja siis see jääbki siis nii-öelda see väljak, siis on need riietusruumid ja siis on foajee. Riietusruumid esineja nii-öelda. Ja siis me... see uks jäi lahti. Eks me siis vaatasime, Kurro tuli väga vihaselt, seal karguga veel vehkis ja... See oli siis pärast seda, kui ta oli väidetavalt oli see intsident. No ma räägingi, kuidas see olukord nagu meie silme läbi toimus. Kus see väidetavalt siis? Ta andis intervjuud, ta läks ju ETV stuudiosse ja siis sealt nurgast jalutas sinna seal on see tunnel ju tõmmatud välja. Seal on tavaliselt Flora fännid. Aga seal kõrval on, eks ju, võrgu sinna alla tulevad. Samas seal on see klaas ees nüüd. Kes küsivad, eks ju... Autogramme. No sinna saab hästi lähedale tulla, jah. Seal ei ole ju seal alla ei ole täiesti klaas, klaas on vist ju... Flora fännisektori siis all seal. Seal alumises. Vahetult enne sisse minekut. Väidetavalt seal see toimus ja siis me olime ajakirjanikega seal foajees, kuulsime kõva käraga Kurrat saabumas, vehib seal karguga ja siis spordidirektor Mihhail Kulordava hoidis teda kinni. Seal tulid veel osad mängijad riietusruumist välja, üritasid Kurrat rahustada. Alguses ei tahtnud väga rahuneda, tahtis uuesti tagasi minna, aga siis kuidagi ikkagi rahunes maha, läks riietusruumi. Ja sel ajal, kui ta hakkas riietusruumi poole minema, siis üks turvatöötaja sulges meie ees ukse, tervitused muidugi talle, väga koostöösõbralik, jutumärkides turvamees, aga see selleks. Ja siis hiljem küsisime järjest, kes tulid sealt uksest läbi, et mis juhtus, paljud ei tahtnud öelda, on minu väide. Ütlesid, et nad ei näi midagi, ei juhtu midagi, aga siis ikkagi üks tihkas meile rääkima, et mis seal nagu juhtus ja küsisime Kurralt endalt ka, mis juhtus, ta ütles, et ei, kõik on hästi, midagi ei juhtunud. Et... Kes see oli, mida rääkis? Ei no öeldigi, et... Mis leerist see tuli? Mis leerist... Las see olla, ma arvan. See on suur vahe. See ei ole väga suur vahe ju. Kummast leerist see jutt tuli. Et see selline asi oli üldse juhtunud? See tuli ikka Flora leerist. Ikka kodumängu Levadia inimesed ise seal kitul. Ei no, muidugi. Levadia mängijad ja Levadia nii-öelda tegelased, aga nad ei tahtnud rääkida. Et... väidetigi täpselt seda, mis on meediast ka läbi käinud, et Kurro pihta nii-öelda pilluti neid mingeid hispaaniakeelseid roppusi või solvanguid, mis peale ta ägestus, läks endast välja ja siis hakkaski karguga proovis. Mida ta proovis karguga? Mingi kirjeldus oli, et see võrk oli kinni pidanud need asjad, aga ütleme, Kurro võib-olla järgmine kord peab sarjutama seda, et karguga saad ju nagu susada. Susada nagu otse. Vehklemist vaatama. Kui mul oli väiksena mingi 11 või 12 oli, nagu selle hüppeka murdsin ära, siis pandi jalgkipsi ja käisin karkudega, aga see talv oli. Siis mul ema astis sinna karkude alla süksed talvel käimise nagu nokad. Naelrehvid. Jah, naelrehvid. Nendega nagu on ju... Ei no naljaks. Jah, siin Inglismaal tuuril käies siis sain ka kõne ERR-ist, et homme õhtul siis on Impulsi saade, kus on teemaks need Peep Pahvi ja ma ei tea, Anna Levandi ja nendest olukordadest tulenev teema, ehk siis mingi treenerite juhendamine ja see suhe. Kutsuti sinna paneeli osalema kuidagi siis sportlase või siis endise sportlase vaadet ja kogemusi edasi anda. Ja siis andsin nõusoleku, see on otsesaade. Ma ei teadnudki seda. Impuls. Ma ei tea, kas te olete vaadanud? Olen. Ja siis ma küsisin ka, et kes seal veel osaleb ja siis on otse loomulikult on seal Eesti Olümpiakomitee istuv president, proua president, kellega ma siis pean hakkama vaateid jagama või mõtteid vahetama. Kus see jutt praegu tuli? Selle treeneri käitumis, see teema on ju treeneri käitumis, ma ei tea, koodeks, eetika,
üks asi, mis sa omadega teed, teine asi, kuidas sa kuidas? Ära hakka nüüd siukseid asju küll erinevasse patta panema. Ei ole erinev asi. Üks asi, mis sa teed täiskasvanud mängijatega, teine, mis sa teed 10-aastast. Üks asi, mis sa teed, sa oled ju selles ametis, sa oled professionaalse meeskonna treener, mis hakkad nüüd, et mis asja? Ma ei saanud aru praegu. Mis sa tahad öelda, et need on 2 erinevat asja, et kuidas sa suhtud ja käitud oma mängijatega ja kuidas sa suhtud fännidega ja vastasmeeskonna fännidega või? Et need on erinevad asjad. Üleüldine treeneri käitumine. Ja üleüldine treeneri käitumine. Seda. Ma ei hakka nüüd konkreetselt seal ühte juhtumit lahkama, aga see ilmselt ma kujutan ette, see teema võib päris laiaks minna, aga see on ju üks osa sellest, et kuidas treenerid käituvad on, milline intelligentsi tase on ja nii edasi. Aga võib-olla ikkagi distsiplinaarmenetlust ka oodata. No siin on A. Le Coq Arena on kaamera täis ju selles suhtes, et siin kindlasti midagi jäi kuskile peale ja saab siis selle tõe nii-öelda teada. Et... Jah, ja distsiplinaar asjadest veel rääkida, siis ka Paide ja Levadia eelmisest kohtumisest on mõned asjad läksid seal distsiplinaarkomisjoni, et seal ilmnesid mingisugused süüdistused, mis ilmselgelt kuidagi mingit tõendamist ei leidnud, sest puuduvate tõendite olemasolemisel. Oli seal ju, vaata, kui me arutasime seda, kui see 2 punasega mäng oli, et sealt ka ikkagi oli verbaalselt Levadia leerist mingisuguseid vähe koledamaid asju tulnud, mille peale siis, kes see punase sai Paide eest, Kilmor. Oli siis nagu keema läinud, jah, mingid siuksed jutud käisid ja läks ka distsiplinaari ja see oli nagu mängija versus mängija. Just. Et sellepärast see tundus, vaata ta ju, nad mängisid ühega enamuses ja siis lambist nagu mingil hetkel katus sõitis ära, et hakkas seal peaga seal, ma ei tea, midagi tegema. Et sealt tuli mingi asi, et läks ka distsiplinaari, aga selliseid asju tänasel päeval. Distsiplinaaris rääkis Curro Torres teenis siis oma 4. kollase kaardi sel loel ja jätab järgmise mängu niikuinii vahele. Et saab natuke puhata ja äkki... veel ei saa ju, karika finaal ka veel. Seda ta mainis, et ega teda hetkel see ei huvita. Aga järgmine Vaprusega, ma arvates, kas eelmine aasta või 2 aastat tagasi, tal oli ka Vapruse vastu, oli just keeld, et kuidagi oskab... Võrsil mängu. Oli küll, jah. Sel korral on ikkagi A. Le Coqil. 4 kollast, see pole mingi 12 mängu. Karika poolfinaalis sai ka. 13 mängu tehtud. Vot, aga ma ei tea, kumma tool kõvemini kõigub, kas Torrasel või Ivan Stoikovitšil, sest Paide madalseis jätkub 2-2 versus Harju. Kui võõrsil Harju vastu, siis pääsiti ikkagi võiduga lõpuks Paide. Siin mõned nädalad tagasi, siis nüüd kodumängus anti punkte ära. Harju muideks esimene punkt üldse suure neliku käest sel hooajal, kui see oleks suureks nelikuks, siis seda Flora Levadia Kalju Paidet pidada. Veel, jah. Ja päris kummaliste väravatega mäng oli selles suhtes, et Milleri see avavärav oli siuke pigem inetu, aga mitte midagi Milleri vastu, lihtsalt see ei olnud mingisugune iluvärav. Kas pandi oma väravaks või? Vaata, mis see protokoll praegu räägib siin. Tundus nagu, oma värav, jah. Seal mingit lähikaadrit ei olnud, et... Minust Miller sai seal nagu löögile ja see pall läks nii väravasse läinud, et siuke mõttetult pandud oma värav jälle, et kellelgi oli vaja mingisugune punkt kuskile kirja saada, aga Eermäe vastas sellele väga ilusa värava, sellise välismaa hõngulise väravaga isegi, see keha nõks ja finessiga sinna taha listi. Eermäe videoid vaadanud. Päris. Ei, väga värav tegelikult ju, ma arvan. Aga kas oli üldse mängu ilusaim värav? Pigem vist ei olnud. Ei ilusaim ei olnud. Milleri käärid olid ilusamad ja see Eermäe teine värav, see oli ikkagi nagu midagi päris erilist ju. Mulle tundus, et ta päriselt üritaski niimoodi lüüa. Ma nägid selle väravat ju? Nägin. Kuidas sinu hinnang sellele? No, minu hinnang on see, et arvestades seda, et ta tegi täpselt sarnaseid liigutusi, nagu ta tegi esimese värava puhul, kus ta konkreetselt sai palli, ta nägi, et tal on üks vend ees ja see on täpselt see, millest ma olen rääkinud, et sa ei pea mängijast, et löögile minna, sa ei pea vastast enda selja taha jätma, ehk siis nõks vasakule paremale ja sul on tegelikult jalg vaba ja tipptasemel mängid ei vaja palju. Ehk siis tegi täpselt sarnase nõksu nagu esimese värava puhulgi. Paneme tähele üks paremaga, teine vasakule. Ja ma kipun arvama, et tal tuli, et see oli ebaõnnestunud löök. Et ta löögile läks, aga see ebaõnnestus
tehniliselt ja siis tuli siuke päris kaval löök taha posti. Kui see oli niimoodi mõeldud, siis absoluutselt müts maha, aga noh. Ei, nii see ei olnud mõeldud. Aga minul tundus, et mina küll ei suudnud siukest asja välja mõelda. Aga noh, vaata. Ei, see oli ebaõnnestunud löök. No vaata, peab ise ta käest küsima, aga selles suhtes, et noh, ütleme siis, kui oleks niimoodi mõeldud, siis see oli ikkagi täiesti filigraanne lahendus, et sa panedki, no miks sa ei võiks panna sellist nagu madalt palli, kõik ootavad, et sa lööd kuidagi mingisuguse teistsuguse palli, aga sa panedki siukse, noh, see oli vindiga siuke madal palli, see käib mööda maad. Ja noh, Charge oli täiesti nagu šokis. No, Charge ei saanud välja minna, sellepärast, et see tuli nii, noh, seal tema jäi ootama seda, et seal saab üks Harju väravete jooks ja saab jala vahele, et ta püsis nagu lõpuni, aga see keerutas täpselt sinna taha posti. Ei, see oli ebaõnnestunud löök, Raul. Vaatame, kas pannakse sinna kuu ilusamate väravate valikusse sisse või mitte. No, võib-olla see mitte, aga... Sellest mängust on materjali küll sinna videosse. No. Aga noh, mis me sellest mängust välja räägime? Drazen Dubatškic tegi siis Steven Gerrardi. Tuli teiseks pooleks sisse ja vähem kui minutiga võttis punase. Alguses vaatasin ka, et mida siin vaadatakse, aga siis korduses oli ikka näha. Ja noh, Paide annab punkti käest. Miller on suurim väravakütt Paidel või? Nüüd vist Saarmal on 4. Milleril on ka 4 äkki või? Vähem teil ju ei ole kui 4. Jah, Saarmal on 4, Miller 4. Aga noh, Eerme on teine mees Premier Leagues praegu. 8 Kabore järel. Jah. Kabore, kellel täna õhtul on veel mäng ees. Jah, endiselt Eerme, noh, ma ütlen, et kõik need ma juba ju eelmine kord mainisin, et seal Harjus olevad mängijad see aasta teevad jalgpallurite liigutusi, kehakeelen jalgpallurite, Eerme eriti tõesti, et äge on vaadata ja näitab, et ikkagi on võimalik, et lööd ka esiliigas ja tuled kõrgliigasse ja saad ka siin hakkama. Et noh, siin mõned ennustasid, et ta lööb see hooaeg, aga praegu on, ma arvan, et üle ootuste hästi on tal isiklikus plaanis ka. No 8 väravat 13 mänguga, ma arvan, see on väga hästi, jah. Aga kui tabelisse vaatame, siis Paide ikkagi õhuvahe on sees nüüd. 6 punkti Florast maas, selgelt 4. kohal. Ja vaata tulevaid mänge. Ja noh, kui sa vaatad Paide viimased 4 mängu, pärast seda, kui nüüd Levadiat võitsid, neil on 4 mängust 2 punkti. Ja Paide järgmised mängud, nagu sa ütlesid, Kalju võõrsil, Narva kodus, Flora võõrsil. Noh, siin võib halvemal juhul võib-olla 7 mängu võiduta. Noh, ei ole nii-öelda, ei oleks uskumatu, kui niimoodi läheks. No Paide konkurent või konkurendid ei ole enam, ma ei tea, Flora, Kalju, Leva, vaid Trans, päris ulme ikka. See mahajäämus on päris suur. No see mahajäämus on, näeb suur välja, aga samas võib-olla võtad nendest võtmemängudest, nüüd võtad oma punktid ära ja oled seal mängus tagasi, et Paide nagu kuskile veel kadunud selles suhtes ei ole, eriti arvestades seda, et kõik teised võistkonnad tunduvad nagu, ei ole sellist super võistkonda, kes läheks ja võtaks seal igast 10 mängust 9 võitu. No. Samas kui Trans täna võidab 13. vooru järel Paide 5. Et noh, sellest minu küsimus tuligi, et kui ma siis nagu tool rohkem kõikuda võiks, et Stojkovic või Torres, arvestades ka seda klubid, ütleme, omanike või juhtkonna natuke erinevat sellist taluvustaset või? No on näha, et ju Levadias on emotsioonid laes, peavadki olema, kogu aeg on olnud, Markus teab seda väga hästi, aga no jah, Stojkovic, ma arvan, võiks küll natuke karta või väriseda natukene, aga mitte võib-olla liiga palju. Eks siin on ju osad ka puid alla pannud Gerd Kamsile. Ei no, mis ma ütlen kiiresti ära, mis seis on. Ma arvan, et ma pakun, et pahandus on mõlemal peatreeneril juhul, kui järgmised 2 mängu kaotavad mõlemad meeskonnad. Okay. Ehk siis Paide kaotab nii Narvale kui Kaljule, siis on pahandus. Ja kui Levadia peaks kaotama, mis sa ütlesid, Pärnu... Ei no Levadial on praegu on ju karikafinaal tuleb. No karikafinaal... Kaljuga. Ja siis on Pärnu. Ja siis on Harju. Ma võtan 2 liigamängu. Võtame 2 liigamängu. Pärnu Harju vastu kaotus, siis on pahandus. No, siis on nii. Et nad on samas seisus. Või mis sa... Ei ole nõus või?
ma arvan, et sealt juba, kui karikafinaalist ei tule võitu ja sa Pärnu vastu ka komistad, siis ma arvan, on juba pahandus. Ma arvan, et see seal isegi rohkem siis on Ikla poole või? Siis on Ikla poole ilmselt, jah. Kuskile Valenciasse. Ikka Ikla kaudu. Moodi maad või? Karguga. Autos kodinad ei et aga mõlemad võidavad, siis ei ole midagi. No ei tea ju, seal alati on, seal taga on veel, seal ei ole puhtalt, seal klubid hindavad ikkagi selle üldise fooniga ära, et mis seis on meeskonnas, võetakse mingid sisendid mängijatelt, kaptenitelt, et kuidas see üldine töömeeleolu on, see oleks seal, et nad neid otsuseid isegi tänasel päeval nendes klubides ei tehta puhtalt nagu ainult emotsiooni pealt. Kusjuures, kui seda võtta, siis ma pigem olen kuulnud Paides seda, et mõnel mängijal on nagu probleemi Stojkovitšiga. Seal on mingisugused suusad on kuskil kellelgi risti läinud. Kas see, kes esiliiga B-d mängib nüüd? Ma ei ütleks isegi niipidi. Seal on teised mängijad, kes on võib-olla sellist asja väljendanud, et seal mulle tundub, et see pigem on nii-öelda Stojkovitšil natuke raskem olukord kui Torre seal. Aga jah, sest ütleme, et mänguliselt tegelikult on, kui panna nüüd 2 meeskonda kõrvuti, siis kõlab nagu veidralt pärast kaotatud Tallinna derbit, aga ega ju mis see Levadia, nagu sa ütlesid, mure on see, et nad ei löö praegu väravaid. No Paidel on ka tegelikult Paidel on veel konkreetsemalt, kui siin olid need XG tabelid, siis Paidel on selles suhtes on ju kõik juba hästi, et võimalusi tekitavad, nad lihtsalt ei löö neid ära. Ja kui sa löödki ainult, see on 21 väravat siin 5 või 13 mänguga, mis on suurusjärk 10 vähem kui teised tiitli nõudlejad, siis see Paide probleem on nagu konkreetselt seal, eks ju. Ja see ründesse pole nagu leitud, nad on proovinud siin ju üha julgemalt neid noori kambialasi ka siin kaasata, keegi pole nagu kinni jäänud sinna, või ütleme, kui nad viskavad asju seina peale, siis keegi pole nagu hakanud seal väravaid lööma, et neid variante justkui ei ole nagu need variandid on nagu ära kasutatud juba kõik, et kus sa selle ründaja võtad, et ülemelik aken läheb varsti lahti, peab seda. Aga samas, kas aasta tagasi just suht samal ajal ei kantud Paide enam vähem maha ja ikka? No aga eelmine hooaeg oligi ju Paide, ega midagi ei saavutanud ju. Aga samas ikkagi lõpuks tegid vägeva eurosuve, said endale vägeva ründaja, tegelikult ju hooaja lõpp oli ju väga kõva. Hooaja teine pool oli Paide oli parim tiim Eestis, on ju. Aga see oligi siis, kui nad said endale sellise mehe ründasse, kes lõi väravaid, aga neil pole sel aastal Kristelit ja Pichint, kes muidu eelmine aasta ka ju tegid seal kõvasti mängu, eriti hooaja teises pooles, et seal tuleb oodata, et keegi nagu esile kerkiks sel aastal. Miller on võib-olla selle, kui sa võtad nagu Kristeli koha võib-olla natuke nagu ära täitnud, aga sellist ääre pealt sellist ja Pichini sugust teravust nagu ei ole ju praegu tekkinud. Jah, ütleme natukene selline kuidagi selline peaga vastu seina tunne Paide mängu vaadates, et eks nad üritavad seal oma klubi sees ka neid asju ära lahendada, aga Stojkovits, ma ütlen, et kui võrrelda 2 meeskonda, räägime Paide ja Levadia võrdlusest, siis Levadial on see asi kuidagi orgaanilisem, voolavam, ei ole nüüd siin viimasel ajal oodatud tulemusi tunda, aga Paidel on kuidagi see kuidagi vaatad ja on niisugune kangutamise tunne natuke, või niisugune hästi nagu hästi raskelt. Punnitavad. Ja hästi punnitavalt. Et pigem nagu suurem mure on Paidel, aga see ei ole ainult, ma ei ütleks, et see on ainult see ründaja olemasolu või mitte olemasolu. Et seal on nagu kogu see üldpilt on natukene selline. Nagu sa mainisid, et see ründaja asi ei ole ainus. Te ju eelmine kord ka rääkisite, kuidas Nikita Baranov pea iga mäng teeb midagi, nüüd oli Tubatškitš. Aga mis sa teed? Sa ju ei oota seda, et sul tuleb pingi pealt välismaalane, kes saab päris korralikku palka, peaks nagu jalgpalliriigist olema, sa ju ei mida sa saad teha siis, et ära võtta teise poole 3. minutil, palun ära hüppa vastasele korgides hüpekasse, et sa võtad punase. Sa isegi ei ütle sellist asja. See ei ole asi, mida öeldakse nagu poolel sisse minevale mängijale. Ja siis see peatreener vaatad seal käed puusas, sinu nina all tehakse siuke asi, aga mis lõpuks
ja lõpuks ongi nii, et sellise paganama jama eest mina kui peatreener, ma peangi vastutama siis järelikult. Ja vastutangi. Ja siis see maksab mulle pahatihti mingil hetkel töökoha. Aga kui sa hakkad mõtlema sellele olukorrale, siis kes see tegelikult süüdi on? Tegelikult oleks vaja, praegu on see konkreetne mängija on seal jälle, aga seal võib ükskõik kes olla. Et keegi ju mängijat ei vallanda selle eest, kuigi ta ise tegi rumala otsuse. No mine tea, võib-olla Tubatškitši mängud mingi klubi võiks hakata mängijad, et kuuleta, me ikkagi lähme laiali. Ei no arvestades seda, kui nagu väikses rollis Tubatškitši sel hooajal olnud on ja kui sa sellise lollusega ka veel nagu silma paistad, siis võib-olla seal nagu ilma naljata nagu... No roll kahaneb juba järgmise mängu võrra. Suvi tuleb ja leiame sulle mõne uue väljundi. Kas esiliga B-s või siis välismaal kuskil. Et pahatihti sellistel hetkedel nagu hakkabki juhtuma selliseid asju ka, mis on nagu peatreeneri sellisest mõjutusalast väljas. Alati selle tagasi tuua, et sina ju panid ta sisse, sina ju arvasid, et ta mängib hästi, oleks pidanud ju ette nägema, et tal on selline asi. Aga jalgpall ei ole ju see, nagu, see ei ole ju see, et treener on, ma ei tea, PlayStation pult käes ja juhib neid. Nad mängib peavad ise mõtlema sükest lolluste pärast, lõpuks ongi, et Stoikovitš saab vastu päid ja jalgu ja võib-olla ühel hetkel maksabki töökoha. Aga ma ei tea, euromängud on siin peagi tulekul, et või mis peagi, paari kuu pärast tegelikult isegi, et nii peagi ei ole, et juulis ikkagi. Juuli algus või? Ongi paar kuud ju. Juuli algus või? Jah, juuli seal esimeses pooles ikkagi alustatakse juba, et Paide ka muideks ju asetatud esimeses ringis konverentsi liigas, et võiks häid asju oodata. Aga see selleks, Paide siis tõesti andis taas punkte ära, Harju võttis seal punkti, mis nende jaoks maitseb kindlasti magusalt ja natukene ka võib-olla kättemaksu maiguga. Jaa, aga tagantjärgi võib öelda, et ilmselt imustasid rohkemat sealt lõppkokkuvõttes, et andsid eduseisu käest? Ei no, andsid ju. Oli ju 2-1. Ja kas nad lõid pärast, loomulikult nad olid ju pärast punast. Ikka oli seal 72. minutil. Et Harju võib nuriseda. Räägime ühest võistkonnast, kes on siis, kellest me polegi selles saates veel rääkinud, aga kes on Eesti kõige paremas oos olev jalgpallivõistkond hetkel Nõmme Kalju. 9 võitu Jüti, 4-0 Kuressaare üle. Mängust endast võib-olla siin tõesti midagi väga põhjapanevat polegi rääkida, skoor oleks võinud vabalt olla isegi veel suurem, Kaljul tõesti asjad nagu kõik hetkel suurepäraselt ja kui tuleb 10 võit ka, siis tähendab karikavõitu. Nikita Andreevit mina kiidan. Selles plaanis, et teda on palju kiidetud, aga ta on ka noor treener. Aga 2 hooaja vahel, või ka eelmise hooaja keskpaigas, sul läks ära tol hetkel tiimi suurim väravkütt, pärast hooaega läks tiimi suurim väravkütt, liiga suurim väravkütt ära, aga see ründemäng on praegu voolav. Otseselt see ei peagi ju kuidagi, ma ei tea, Promise Davidit ja Alex Maitastamme asendama, vaid sa võtad need uued mehed, sa muudad oma mänguplaani ja see hetkel, nagu näha, Kalju puhul toimib. Ja siis kiitus. Kask lööb väravaid, Patrik Eeves lööb väravaid, seal Tšabir nii ja naa, aga Killerme teeb asju, Ivanov selles mängus ei saanudki ühtegi väravasöötu ega väravat kirja muideks üllastuslikult, aga igalt poolt tuleb neid väravaid. Ta on jätnud, Andrei vist rääkides, ta on jätnud meestele, tal on tegelikult väga kindlad sellised põhimõtted, põhitõed, mida harjutatakse, aga samas on silmnähtavalt on näha, et ta on jätnud ründe kolmandikul vastase siis poole peal on ta jätnud meestele vabaduse, sest ta on ilmselt ära tunnetanud, et tal on sellised X-faktoriga mängijad seal, keda ei saa rünnaku faasis raamidesse panna. Ja kõik need, kui vaadata neid väravaidki, mis nad lõid, et seal, mis see oli, siht söödab ja mingid vennad lasevad jalga vahelt läbi taha tsoonidesse ja need on sellised asjad, mida sa ei treeni, sellist liikumist ei treeni mitte ükski jalkapunt, et see on selline mängijate loovus, intelligents, meisterlikkus ja seda, selle piiramine või mitte piiramine ongi peenkunst ja tundub, et praegu Andreevil on see päris hästi õnnestunud.
lihtsalt tahaks ära märkida, et tribüüni peal Mattias Männilaan istus Igor Morozoviga koos. Kuressaare Connection, eks ju. Ma nägin pilti Instagramis, Igor ise vist pani. Et lihtsalt, ma ei tea. Ma arvan, Männilaan on teenitud puhkusel. Las naudib. Mestari! Kuulasite, ta andis intervjuu ka ju. Kuulasin. Vana hea küsimus tuli ka, et kumb siis parem on, kas Eesti liiga või Eesti Gibraltar on tugevam isegi, jah? Ei jätta küll väga veenvat see sa ei oska vastata siuksele küsimus, see on nii mõttetu küsimus, selleks on vaja paneme siis Gibraltari 7 versus Eesti 7 ja teeme 3 mängu. Siis saab enam-vähem mingi pildi. Ei, mingi tunnetus on ikka huvitav on kuulata, kuidas nagu mis see mõtteprotsess nagu käib. Alati küsitakse, kui mingitse natukene tundmatumasse liigasse minnakse, siis ajakirjanik küsib, et võrdle siis alati räägitakse, et koduliigaga. Tipp on Eesti tippudega võrdne, aga tagumine ots on tugev. Alati on see vastus minust. Eks seal on ka konkurents on tihedam ja tase ühtlasem. Ilmselt Gibraltari liigas tase on ühtlasem. Ma ei tea, kas on. Nagu võrreldes meie liigaga. Pigem just tundus, kusjuures see viimane ots on nagu täitsa amatööri. Kõvasti. Need on jah, mõttetud küsimused. Okay. Üks Premier Liiga mäng on meil veel lahti võtmata sellel, ma ei tea, kui pikalt me peatume, aga Vaprus Tammeka 2-1, Kapperilt iluvärav ja siis 2 debüütväravat Premier Liigas, Martin Krispalberg siis Pärnu eest ja Robbie Mattias Müür Tammeka eest. Aaland tõrjus seal vahepeal veel Henri välja penalti ära. Penaltid Premier Liigas endiselt 56% sel loal. See on nagu fenomenaalselt kehv protsent, et seal on ikka... Mis seal eile ülekandes Flora pole see aeg? Flora pole, ühtegi 4-0, jah. Soppinen 3 Levadia eksis ka esimest korda. Kaares 1. Ja Tammekal ikkagi kuidagi ei tulen, et Tammeka teine värav vist nüüd Valtna käel. Esimene oli see 1-0 Kuressaare vastu, nüüd tuli teine värav. Koskor oli pingil, taaskord muideks. Tuli siis pingilt, ehk siis ühe ründajaga mängiti, Basher oli alustas, Basher nüüd küll võttis mängu keelu all endale, nii et ilmselt Koskor mängib järgmise vooru ise, aga seal ikkagi otsitakse lahendusi. Tammekal on mingisugune probleem sees, et kes seal välja vahetati, üks välismaalane läks siis peatreenerist 2 meetri kauguselt mööda, ei silmsid, et ei patsulöömist, võta lahti... Oli ikka kindlasti peatreener, mitte videoanalüütik seekord. Võta lahti Tammeka kaardid, kes seal ees on 30 kollast saanud see hooaeg. Ma ei tea, see Basher, Atanda, need on kokku kas äkki 3 peale 13 või? Plus paned seal paar välismaalast veel juurde, et seal läheb seal on päris mitu mängijat on mängukeel juba ära kandnud minu arust seal. Isegi sellel Ignatiusel on juba 2. Tegi ju Harjuvast debüüdi. Seda pole vaevu ja pane punased kaardid, siis on Tammeka on saanud 3 punast kaarti ja kõik välismaalased, et seal on natukene tundub, et kontrolli alt väljas see seltskond ja see kajastub nagu mängupildis, et seal on vaja kiiremskorras need kontrolli alla saada. Äkki üleminekumängudel Tartu derbi või esiliigas järgmine aasta või? Ei no kui sa praegu paneksid Velko ja Tammeka vastamisi. Ma tahaks näha seda mängu. See oleks kõva. Tänasel päeval Tammeka. Karika loosis tuleb äkki kokku loosida. Homme kusjuures on Karika loos uue hooaja esimest ringide looma. Ühesõnaga 30 kollasest vist, panna need, kui kõik välismaalased Tammekas panna, siis on 19 on välismaalased võtnud, millest siis 13 on 3 meest ja 3 punasest, mis Tammekas jõuaks saanud on kõik välismaalased. Ja see on, äkki pole, aga üldjuhul sellest võib midagi välja lugeda, et seal mingisugune rahulolematuse foon kuskil seltskonnas on sees. Panen siia kirja, et sinna saate kavasse, et Markus Jürgenson siin minut 29 peal kehastus Donald Trumpiks. Ükskõik mida, aga ära mind temaga samastada. Tammekal ikka vedas ka, et Vaprus rohkem ei löönud ja selle käigus mängu ära ei lõpetanud. 2-0 pealt oli nagu siuke, et Vaprus võtab kindla võidu ja siis Tammeka oli järsku ühe tagasi ja lõpp läks. No siis pärast seda Tammeka sai isegi initsiatiivi nagu enda kätte tagasi.
et seal korra läks põnevaks, aga Tammekal järgmine voor pärast karikafinaali tuleb siis Muda Maadlus Kaleviga. 2 viimast omavahel ja see võib päris huvitav mäng tulla. See debüütväravad olid, seal ühel oli tähistus välja mõeldud, siis Pärnu poole pealt debüütvärava löönud. No kui sa 1-2 värava lööd, siis sa ei saa mingit pikka tähistust seal teha. Ja siis teine, lööd elu esimese värava ja siis... Just vahetas sisse ka. Ja siis on ainuke, mis teha saad, on jooksed väravasse, võtad palli ja keskele. Et kui mina oma karjääri esimese, või Eesti kõrgliiga esimese värava lõin, me läksime 1-0 juhtima. Seal Kadriorus staadionil Levadiale lõin jalga vahelt. See oli Tammeka ajal. Tammeka ajal. Sinna vasakpoolsesse väravasse. Ja siis 1-0 juhtima. Mis asja, värava tagant käed laiali läbi. Aga siis tuli põmp, korda 5. No, aga vähemalt said tähistada korra. Oleks elu esimest... Oleks 0-5 pealt ühe löönud. Aga ma arvan, siis ta oleks ka võib-olla tähistanud. Mitte küll suurelt, aga siis ta ei oleks pidanud ju seda palli sinna keskringi viima. Nii-öelda müüri näol. Sa mõtled müürist, ma mõtlesin, kui Jürgens oleks löönud. Ikka elu esimest väravat ja tahad ikka tähistada ja ei oska olla esimese värava lööd, aga kuigi seal see, nagu mainitud, siis Pärnu vennal oli kohe viibu valmis mõeldud. See oli ikkagi läbikäidud stsenaarium. Mehel oli ikkagi välja mõeldud, et kui ma värava löön, siis ma teen. Ma arvan, et ta oli seda nii-öelda hoidnud tagataskus juba mitu mängu. Palberg ju selles mõttes temalt oodatakse päris suuri tegusid selle hooajal. Ikkagi Pärnus tema iseloomustamiseks kasutatakse ikkagi ülivõrdeid. Aga Pärnu, mis veel nüüd silma on Pärnu puhul jäänud, et päris korralike löögijalgadega vennad on neil ikkagi ja kui nad hea protsendiga lööma kukuvad, siis sealt võib tulla, seal on Kapper, see sild on silma paistnud välja, ikkagi Eesti liiga mõistes tõesti väga tasemel kauglöögi, siis tehnikaga on Pärnu mängijad. Jah. Muudest teemadest veel oleks Mattias Tamm, saame siis lõpuks rääkida, sest on luba antud Sloveenia meister, tiitel on kindel ja mitte siis sellise kaasreisijana, vaid ikkagi kas peategelasena, aga ütleme, kui see filmiposter on, siis ta on seal ikkagi oma näoga peal, et päris mitu väravat kaasa arvatud selles siis otsustavas mängus ja vägev, et mees läheb Eestist ja on kohe seal põhimees ja lööb väravaid ja võidab tiitleid. No seda ju enne tema minekut me siingi saates rääkisime, teistpidi oli laud, aga ma vaatan et ta peab valima väga õigesti, et kuhu ta nüüd läheb. Ja selles suhtes, et ta läks tippvõistkonda, kus neid võimalusi tekib, sa saad neid olukordi ja teinid punaseid vastastele ja lööd väravaid. Jah, aga et iseenesest see ei garanteeri sul seda head karjääri või meistritiitlit, et sa lihtsalt saad heasse meeskonda, et sa pead ikkagi, kui sulle tuleb seal see variant, siis sa pead sellega realiseerima, et selles mõttes ta oli, tundub eriti, et just kui oluline on see vaimne seisund või vaimne valmisolek, et tundus siit vahetult enne, kui tal siin need minekujutud olid, siis ta oli väga selline, kus ma ütlen, 2 jalaga maa peal ja väga ratsionaalselt mõtlev ja arusaaja, et mis ja kuidas, et siis põhimõtteliselt praeguseks hetkeks võib öelda, et suutiski, ma ei tea siis, kas tema ise või siis tema tiim, kes teda aitab üleminekutega valida välja sellise hea koha? 1-14 võimalus siis, et laias lastus praegu tuleb Eestisse mängima Levadiaga. Alustavad esimesest ringist? Jah, nad alustavad esimesest ringist, on seal asetatud. Ehk siis, asetatud on ka Red Imps, kui Välilam peaks seal jätkama. 1-7 võimalus laias lastus, et... Aga need valikud lähevad natuke väiksemaks siin, mida lähemale loosimine tuleb? Seal tehakse mingisugused need minigrupid, eks ju, et kus see täpne... või kus need vastased selguvad, aga praegu seisuga seal 14 võistkonda on asetusega, 14 on ilma, et Olympia on siis asetatud ja Levadia on mitte asetatud. Aga tegelikult ülikõva on ju see ka, et Tamm tuli meistriks, Promis David võib ka meistriks tulla Belgias, et 2 Kaljast lahkunud ründajad. Ja mõlemad paugutanud ka. Jah, täpselt, üli lahe, aga kõva ikkagi, et seal Promissil on nüüd viimane mäng, et see otsustab. Enne eile oli veel 4 vahe või? Kas see jälitaja oli Kenk või? Bruce nüüd tuli ikkagi kannale. Et 1 punkt on vahe, jah.
välisestlastel rõõmustavaid uudiseid ka sinu särgi peal, ehk siis St. Pauli kindlustas ära või nii-öelda paberi peal siis ka tegi täitsa selgeks, et Bundesliigast nad püsima jäävad, Karrametsal lepingu endiselt kehtib, suvel peaks terveks saama ja loodetavasti siis järgmine hooaeg saab jälle kõvasti mängida väga kõrgel tasemel. Jah, no natukene jookseb sisse sinna see taastumine veel. No sinna pre-seasonisse nii-öelda. Pre-seasonisse jookseb jah natuke sisse. Suve keskel ta peaks enam terveks saama. Jah, et see on natuke selline kehvem variant, et ei saa nagu täpselt, et kui Eestist tagasi Saksamaale, et siis kohe koos meeskonna alustada, et alustab nagu natukene siis oma graafiku järgi ja tagantpoolt, aga vast peab tervis vastu ja järgmine aasta ju saab kõva derbit Bundesliigas näha. Hamburg versus St. Pauli. Ja. See on väga vihane vastasseis. Nii, on meil midagi veel südamel või? No, ma ei tea. Karl Jakob Hein. Hein mängis, Kuusk mängis see Poola kõrgliigas venad mängivad, me ei mainigi enam. Mis see ikka on? Tavaline. Ei, mis ei ole ju, ei ole ju tavaline, ärge unustage ära, need on ju väga kõva tegelikult. Ei, muidugi. Henri Anier hakkab tulema meistriks. No seal Kesk-Euroopas on päris põnevaid mänge, seal ju Palumets mängib eurokoha peale, eks ju, ja Pihhin mängib püsimajäämise peale ja kes on meil veel oli? Vova Vassiljev, kui siin rääksime Paidest Levadiast, mis siin võib-olla, ma ei tea, kas tema käib koputamas või käidakse talle koputamas, et kuule, et mis sa siin 2 nädala pärast teed, igaks juhuks. Ega hakka mõtlema, Eesti treenerid, kui tahad Eesti treenerit näha. See, kui töötuurt nii-öelda võtta, siis vabadest meestest ju selgelt nagu kõige atraktiivsem. Aga tahaks ikkagi loota, et tema karjäär ikkagi saab äkki välismaal jätkuda, et jah, ei tea, igatahes täna ta Eestisse tagasi jõuab, et olin ka temaga telefonivestluses. Siiapoole suund oli, täna jõuab kohale ja eks ta siis vaatab, mis teeb. Vot nii. Olgu nii. Aitäh kõigile, kes meid vaatasid. Pikket teise järele juba järgmisel nädalal taas teie ees. Kõike head, kohtumiseni.